Aitäh, härra Riigikogu esimees, aitäh, lugupeetud minister, head kaaslased Eesti Vabaerakonna fraktsioonist ja kaks saadikut, üks Keskerakonna fraktsioonist ja üks Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna fraktsioonist ja Riigikogu esimees esindab sotsiaaldemokraate. Meil on väga mitmekülgne koosseis siin praegu, me saame arutada väga mitme rakursi poolt sellist olulist küsimust nagu mikroettevõtjatele loodav ettevõtluskonto või õigemini küsimust, miks seda veel ei ole. Ja ma ei taha kindlasti meie kui arupärijate poolt suunata neid kriitikanooli nüüd rahandusministrile, pigem ma tänan rahandusministrit nende vastuste eest, kus ta püüdis eelkõige kirjeldada ja põhjendada, miks seda ettevõtluskontot, mida ta ikkagi väga kiitis kui võimalikku ja perspektiivikat võimalust, miks seda siis ikkagi ei ole. Ja minu meelest ilmneb kogu selles loos üks meie riigikorralduse traagikaid. Kõik need puudused, mis tegelikult ilmnesid siit ka ministri vastustest väga selgelt, on meie nõrk eeltöö. Meil on tegelikult ka selle seaduseelnõu puhul, mis oleks võinud kujuneda üheks mikroettevõtluse kiituseks ja võidukäiguks ja tõesti selliseks innovatiivseks sammuks kogu väikeettevõtluse korraldamisel, oli tegemata see eeltöö. Olid tegemata analüüsid, oli korralikult selgitamata, milline on see mõju, kui palju tuleb ettevõtjaid kaasa, kas krediidiasutused on selleks valmis, mida nad vajavad ja nii edasi. See ei ole mingi suur täheteadus, vaid need on elementaarsed asjad, mis olid tegemata. Ja seda tuleb ka öelda. Ja see pole kahjuks ainus seaduseelnõu, mille puhul mõjuanalüüs, korralik analüüs üldse on tegemata. Väikese riigi puhul me raiskame nii energiat, aega kui raha. Ja ma tahaksin väga loota, et kõikide seaduseelnõude puhul, mis nüüd veel tulevikus siia tulevad, ei juhtuks ja ei korduks see muster, mida me kõige eredamalt näeme just nimelt selle ettevõtluskontot või lihtsustatud tulumaksustamise konto puhul. Võib-olla on põhjus veelgi suurem. Meil puudub praegu riigis seesama puu, mida siin Külliki Kübarsepp nimetas IT-valdkonnas, aga tegelikult see puu, mis lubab meil näha tõesti ettevõtluskonto juurde viivaid lahendusi IT-vallas, aga täpselt samamoodi võib-olla ka ettevõtluse ja teaduse seoses tehtavate investeeringute vajadust. Meil puudub ühest küljest suur pilt ja teisest küljest ka see mõjuanalüüs ja tulevikku vaatav selge pilt. Minister ütles, et pole teadlikult venitatud ega takistatud ja ma tõesti usun seda, kuid sellise eeltöö puudumise tõttu on inimesi petetud. Ja seda me ei saa eitada, meil oleks olnud võimalus algusest peale öelda, et nüüd tõesti seadusega reguleeritakse, antakse võimalus, aga see käivitumine tuleb aasta pärast, pooleteise aasta pärast, siis kui krediidiasutustega Maksu- ja Tolliametil on kõik need ettevalmistused tehtud. Siin on minu meelest üks tõsine õppetund, üks tõsine õppimise koht, sest oma riigi rahvast nii ootama panna ja nii lubadusi anda on veelgi suurem kuritegu, kui anda lubadusi tervele maailmale asjade osas, mida me ei suuda täita. Aitäh!